Creativity'st on saanud vaieldamatult minu number 1 valik ja huvitaval kombel võimalik, et see viis, kuidas tegelikult see üritusturundusagentuur on üles ehitatud ja kuidas siin on ka inimesi valitud ja seda ka juhitud, on minus nüüd viimaste aastate jooksul tekitanud tunde, et mul on tegelikult enda tiim. Ehk siis ma ei osta sisse teenust, vaid ma tunnen, et see tiim hingab minuga täpselt sama rütmi. Kui ma nüüd mõtlen Creativity tugevuste peale, et siis ma tooksin välja enda jaoks 5 kõige olulisemat. Punkt 1, väga selge avatud kommunikatsioon. Ma ülimalt austan seda, et kui näiteks mina tulen mingi hullumeelse ideega, siis selle peale, kas siis Kristi või Anne-Mari ütlevadki mulle, et kuule, see ei ole võib-olla kõige parem idee, aga meil on sulle teine idee pakkuda. Ehk siis me oleme alati hästi ausad ja avatud, see mulle meeldib. Nad julgevad mulle vastu vaielda, vot see mulle meeldib. Ja siis teiseks ülim professionaalsus. Et kui ma mõtlen ka Creativity asutaja Kristi peale, kel on hästi tugev pagas üritusturundusagentuuridest ja tegelikult meie kokkupuude algas juba enne Creativityt, siis ma tean, et see know-how, mis on Creativity tiimil, on esiteks tulnud temalt. Ja ma ei pea kahtlema, et on mingi aspekt näiteks, mida Creativity tiim ei oskaks hallata, mis puudutab üritusturundusi. 3. oluline aspekt on paindlikkus. Sellel tiimil on alati olemas plaan B. Alati juhtub midagi, me võime paika panna ülitugeva plaani ja siis midagi juhtub. Ehk siis ma pole kunagi näinud, et Creativity tiim läheb paanikasse. Alati on plaan B. Korraks hingame sisse välja ja ma tean, et nad tulevad meiega kaasa, me ikkagi suuname selle ürituse õigele rajale. Ja võib-olla siia loovuse juurde ma tooksin sellise suhtumise, et ei ole võimatut asja. Ja viimasena, ehk siis 5. aspektina, mis on hästi oluline ja ma võin öelda, et ma ei ole tegelikult varem kohanud nii tugevat projekti juhtimisoskust. Meie esimene kohtumine on tavaliselt selline hea pitching kohtumine. Me paneme paika väga selgelt eesmärgi ja me paneme paika skoobi, mida tegelikult see üritus andma peab. Me valideerime ideed, sellest tekib väga detailne ajaplaan, millal keegi osapooltest midagi tegema peab, kuni sinnamaani välja, et Creativity distsiplineerib mind ja minu meeskonda, et sinu ülesanne on see nädal see ära teha. Ehk siis see võib-olla ka natukene kinnistab seda tunnet, et nad on nagu minu enda tiim. Et ma olen juba piisavalt vana, aga ma võin öelda, et sellist filigraanset projekti juhtimist ei ole minu silmad varem näinud. Ja mu silmad on päris palju näinud.